ongoing. Let's show that we learned our lesson. We move forward from the first minute till the last one. Okay, come on, I want to see responsible, mature team on the field today. Let's go! Lot of fight today. Be ready from the start to finish. 1, 2, That's it. Okay guys, good luck, enjoy. Come on, Gurra! FC Kuressaare meeskond. 99, täna kapteni paela kande 3 Milan Televits, 25 Mohammed Geie. Ole ääres! Tiima! Okei! Sisse! Korjad väljas! Sisse! Tule aita! Давай! Värvas ka meile Lototroni, kes siis... Ei, Maria ise! Nii, vaatame üle ka, täpselt õige. korras, aitäh! Nii, võtab teise loosi, siis pitsakioski kinkekott läheb numbrile. Ikka tulike, nii et vaatame, on õige number ka, teeme pildi ka. Seal rõõmsad tegevused käivad. Aga nüüd kutsume siia sellise mehe nagu Jürgen Adamson. Selle 150 eurot Mihkel Aksalu signatuuriga väravavahi kindlad, mille tulu läks Järvamaa. Nii, ja siis tulevikus nende väärtus on paar nulli otsa, on ju? Kõvasti. Okei, super, aitäh ja sellega saarsetele putsadele, millega ta lõi 2022, kui ma ei eksi, värava, millega võitis Paide linnameeskond Tipneri karika, esimese suure karika Paidele, nii et need samad putsad. Ei, Tomas, mitte fänn. Palutis mitte.
Palju õnne. Hea mäng teie. Aitäh sulle! Today is my wife's birthday, so that's a bigger thing. 3 very cheap goals. Then after those 3 goals, they didn't threat us at all. We were the only team on the field. Mixed feelings, to be honest. I'm not happy with the performance. I'm happy with your attitude until the end, even when we lost 3-1. I'm happy that we could be able to overturn such a deficit. It's a very difficult thing and you managed to do it. And I'm very happy because today I think it's a special day for the club, for everybody, and I want a big round of applause for Froil, okay? Thank you everyone for the fight and for the good result. That's the most important thing, and of course thank you for the club, everyone who got me here, and really special years here. And now just sing and let's continue working today the same like on Tuesday, but it's maybe a sign that it's not coming easy and we have to fight always and be better. Rafael, yeah, I think this is the really important message. We had 2 same games in 4 days. Guys, we need to learn from this. We won, we sing now, we have double celebration, Froil and our win, let's keep it working now. My wife ordered a birthday song. If you do well, just quickly some birthday song to my wife Kristin, so everyone knows Kristin. Okay. Õnne soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne, kallis abikaasa, õnne soovime sul. Let's go! Andrei Frolov, Paide linnameeskonna kapten, Eesti jalgpallilegend, Premium-liiga legend, Paide linnameeskonna legend. Mänginud Premium-liiga peale kokku siis 518 mängu, tänase seisuga Valga Warriori all 32 mängu, Viljandi Tuleviku all 50 mängu, FC Flora eest 192 mängu ja Paide linnameeskonna eest 244 mängu ja nii need numbrid kokku tulid. Mis tunne sul sees hetkel on? Eks ikka super tunne, et ei ole võrrelda võib-olla mõne karika tõstmisega, aga midagi teistmoodi ja kõige rohkem mänge ikka oluline minu jaoks ka ja hea meel, et see on nüüd lõpuks käest ja saab nii-öelda rahulikult edasi minna. Kunagi ammu 2006. aastal, kui sa Flora eest esimest korda Premium-liiga raames mängu tulid, oskasid sa ette näha ja tulevikku ette kujutades mõelda, et 518 võiks olla see number, milleni ühel päeval jõuad? Kindlasti jah, otseselt sellele ei mõelnud, aga kindlasti ma nägin seda ette võib-olla kuskil kõrgemal tasemel ja et mängud tuleksid seal, aga olen Eestis veetnud selle aja ja olen niimoodi sujuvalt läinud ja lõpuks olen terve püsinud, head tööd teinud ja nii-öelda elutöö eest siis mingi märge maas siis mingiks ajaks minu nimel. Üks oluline küsimus võib-olla veel küll noortele jalgpalluritele, nendega, kellega sa oled koos aegade jooksul mänginud, kes on siin treeninud. Mis on see sinu põhiline motivaator nende pikkade aastate vältel olnud selleks, et siia pügalani jõuda? See on lihtsalt, ma arvan, armastus spordi vastu, et väikse poisina tegin erinevaid spordialasid juba ja olin hästi aktiivne ja praegugi ka 36-aastaselt vabad päevad on teinekord väga suured nuhtlused, et ei suuda paigal püsida, et midagi tahaks alati teha ja armastus kindlasti jalgpalli vastu, et 10-aastaselt ma selle enda jaoks ühel suvel avastasin ja nii-öelda siis ma armusin ja siiamaani, et ei ole isu kordagi kadunud, et olen suure tuhinaga seda teinud.
tänase mängu kohta ka mõned sõnad, tulid teisel poolajal täpsemalt tulid mängu, olukord oli kaunis kehva, 3-1 kaotusseisus ja 45 minutit hiljem võtsime 4-3 võidu, ehk et kapteni paelaga mees tõi ilmselge panuse mängu juurde. Eks muidugi proovisin aidata omalt poolt, et kuna rekordimäng ka, siis ju kindlasti kõige hullem asi veel siit mingi punktikaotus, aga üleüldiselt, et teisipäeval Kaleviga ja tänase mängu algused küllaltki sarnased ja kahjuks kohe 3 väravat taga jälle, mis on liiga palju. Aga tõesti, ütleme see esimesest poolest juba mehed näitasid juba seda kõrgemat taset ja teisel poolel tõesti see palju võitlust ja tahe oli seal taga, et need punktid endale jätta ja kindlasti andsin oma panuse, aga tuleb tänada kõiki meeskonnakaaslasi, kes väljakul on. Täna ühesõnaga Alliku külas jagatakse kooki ja serveeritakse laud, sellepärast et naise sünnipäev ja sinu rekord on siis ühele päevale langenud. Absoluutselt jah, et suurem asi on kindlasti abikaasa sünnipäev veel täna, kui see minu rekord, aga minu rekord on ka kõva sõna. Juba, aitäh sulle, Andre! Ja palju edu 600-ndani jõudmiseks ka!